Sörgi loos on väikekanneldel, D-tuur väikekanneldel nii 7 kui 10-12 keelsetel seal partii alguses kohe kirjas, et mängi summutatud keelel. Ja see siis võiks välja näha umbes niimoodi, et see on siis kõige alumine A-keel, mis peaks siis selle burdooni tekitama sinna. Ja mida ma olen mõelnud, et see summutamine võiks toimuda siin selle virbli juures ja siis tekib selline heli. Ja kuidas seda nüüd niimoodi summutada, et sul oleks mugav mängida, et selle käega sa saaksid ikkagi lüüa. See on väga tähtis, et sa lööksid pilli, mitte et ei mängi siin niimoodi pöidlaga. Mina teen seda niimoodi, et ma panen siia ühe sõrme siia selle virbli lähedale ja siis pöidlaga näiteks siit 3 ülemist keelt, praegu mul on 4. ja 5. virbli vahel, summutan siit ära. Ja nüüd ma võin julgelt lüüa vastu seda keelt kartmata, et need keeled kaasa siit heliseksid. Ja siis ma saan teha nii, nagu noodis on kirjas, et see käesuund on alla, üles, alla, eks 3-osaline takti mõõt on. Ja löön siis selle keele pihta, mida ma summutasin. Mis oleks veel eriti mõnus, on see, kui sa seda esimest lööki suudaksid natukene rõhutada, et tekiks sinna see 1, 2, 3, 1, 2, 3. Seda oli minu mängust enne juba kuulda ka. Näitan sulle siis veel korraks. Läks, 2 ja... See eraldab ühtlasi ära ka need 2 allalööki, sest sul on esimene löök alla ja 3. löök on ka alla. Ehk siis see esimene löök on tugev, teine on ülesse, on siis ilma rõhuta ja 3. on ka alla ja ka ilma rõhuta. Kui sa nüüd sörki mängid 7-keelse D-tuuri pilliga, siis tuleb sul seal ette selline akord nagu A omitt 3. Ja see ei tähenda mitte midagi muud kui seda, et selles A-akordis puudub siis tertsinoot ehk siis see keskmine noot. Ja see võtte mõttes ei ole mitte midagi keerulist, et mul on praegu siis pillil D-võte ja nüüd see A omitt 3 on nõnda, et ma tõstan 3. sõrme keele võrra ülesse ja 4. sõrme panen siia D-keele peale ja siis ma saangi A omitt 3 akordi. Kõlab see nõnda. Selle kohta võib ka öelda lahtine akord, kui tertsi ei ole. D-akord kõlab nõnda. Ja ilma tertsita A-akord kõlab nõnda. Kui sa nüüd mängid G-tuur pilliga, siis sa näed, et nii Soome polkas kui sörgis tuleb ette selline akord nagu D omitt 3. Ja see ei ole tegelikult mitte midagi keerulist muusikateoorias, see lihtsalt tähendab seda, et selles akordis puudub tertsinoot, ehk siis see 3 kõlas seda keskmist nooti ei ole ja see omitt 3 siis tähistab seda. Ja võtte mõttes on see lihtne mängida, et mul on praegu siin G-tuuri pill, G-akord on siis praegu siin sõrmede all ja nüüd, et seda ilma tertsita D-akordi mängida, 3. sõrme panen keele võrra kõrgemale ja 4. sõrme panen siia. Ja siis see kõlab nõnda. G-tuuri akord kõlab nõnda. Ja D omitt 3, nii.